et läbi aja, kui me teineteist tunneme, mul on üks on kindlasti lemmik, mida ma olen oma lastele rääkinud ja mis neile väga meeldib, on see kõik on millekski hea. Mäletad seda lugu? Ma just mõtlesin, millegipärast tuligi, et ma hea meelega jagaksin seda. Jaa, jaga. Et kunagi elanud üks kuningas ja see kuningas oli väga tark kuningas ja tal oli selle pärast erakordselt vedanud, kui sa oled kord juba tark, siis ilmselt teed tarku otsuseid ja vähem kannatust. Valitsemine on jätkusuutlikum. Ja aga tal oli veel vedanud millegi poolest. Sel kuningal oli sõber, kes oli üks kõige targemaid inimesi, keda ta oli maa peal näinud, keda ta oli oma elus kohanud. Ja kuna nad olid väiksest peale sõbrad, siis nad said väga hästi läbi ja neil ei olnud sellega mingit probleeme, et sõber oli kuningast targem. Kuningal oli ju hea nõunik. Ja oli selline suur ümmargune laud, kus ümber istusid kõik aadlikud, valitsesid ja nii palju, kui see kuningas sõltust, elasid inimesed hästi. Aga igal sügisel tuli aeg minna jahile ja nii seegi kord kutsuti kokku, kuningas lastis kokku kutsuda vibukütid, aamukütid, hobused ratsanikega ja ajajad koertega ja mindi metsa. Läksid suurde metsa ja nad ei saanudki pikalt käia, kui kuningas isiklikult lasi oma vibuga suure põdra maha ja põder kukkus kõmm vastu maad. Tollane traditsioon nägi ette, et see, kes looma tabab, peab vabastama ka looma hinge traditsioonide kohaselt ja tänama teda. Niisiis kuningas läks põdra juurde, jõudis õige lähedale ja mõtleb põder. Võttis kokku viimase jõu ja naksti ammustas kuningal väikese sõrme otsast ära. Oh, seda kisa. Verd voolas. Sõber jookseb muidugi kuninga juurde, küsib, et mis juhtus? Ja kuningas ütleb, mis juhtus? Põder ammustas mul väikese sõrme otsast ära. Kuidas ma olen kuningas ilma väikese sõrmeta? Ilmselt ta nii armastas oma sõrme. Ja sõber muidugi vaatab, ütleb, et vaata, sellega on selline lugu, et kõik on millekski hea. Ja muidugi, kui sõber seda kuulis, ta läks täiesti endast välja. Karjus, räuskas, lasi sõduritel võtta sõbra kinni ja viia ta lossi vanglasse sinna sügavale maa alla vangikongi. Aasta otsa ei käinud kuningas oma sõpra vaatamas ja kandis kindaid ja see oli selline avalik saladus, et kuningal ilmselt ei ole ühte sõrme, räägiti, aga kes näinud olid, neid oli vähe. Ja tuli kätte jälle sügis. Tuli aeg minna jahile. Kuningas ajas jälle kokku kõik vibukütid, ammukütid, kutsus kokku ratsanikud hobustega ja ajajad koertega ja läksid jahile. Ja kõnnivad seal suures metsas. Muidugi, mis on väga oluline, et tolle ajal ega metsad ei olnud sellised madalad ja väikesed nagu tänapäeval, vaid seal riigis olid metsad väga-väga kõrged. Puud olid palju kõrgemad kui meil siin Eestimaal. Ja puud elasid tolle ajal nii kaua, kui nad ise loomulikult elasid. Ei olnud inimestel jõudu neid niimoodi maha võtta. Ja niisiis olid metsad väga suured ja väga vanad. Ja nad kõnnivad seal metsas juba tunni ja 2 ja mõtle, mitte ühtegi looma ei ole. Ja 3. ja 4. ja mets läheb tihedamaks ja kõrgemaks ja hämaramaks metsa all. Ja ühel hetkel nad kuulevad mingit kummalisi ääli. Nad on juba nii kaugel, et nad ei ole seal enne käinudki. Ja enne kui nad arugi saavad, et üks metsarahvas piirab nad sisse ja võtab vangi. Võtab nad vangi ja viib oma külla. Külas on üles seatud suur pidustus. Esimese hooga on raske kohe aru saada, mis toimumas on. Kuningas seotakse kinni külaplatsil, lõkked põlevad ja trummimängijad mängivad trumme, lauljad laulavad ja inimesed tantsivad ja suur pidu on käimas. Ja mis siis toimub? Selgub, et sellel hõimul on iga 12 aasta tagant üks väga tähtis pidustus, üks tähtsamaid. Nimelt neil on selline uskumus, et iga 12 aasta tagant tuleb oma jumalatel ohverdada seda, mis on kõige täiuslikum, et tagada 12 aastaks õnne. Ja nii nad muidugi mõistavad, et kuningas ilmselt on see, mis on kõige täiuslikum. Sest ometi ei tohi jumalate juurde saata midagi, mis on ebatäiuslik, see võib tuua ju õnnetust. Ja nii ongi šamaan või preester, kes ta seal siis oli, kõnnib ümber kuninga ja mõõdab teda pealaest jalatallani. Käib ümber kuninga ja näeb kuningal kindaid ja tõmbab kuningal siuhti kindad käest ära ja mis ta näeb? Kuningal ei ole ühte väikest sõrme ja šamaan kargab püsti, ütleb stopp ja kõik peatuvad, trummimängijad võtavad käed trummidelt, lauljad sulgevad suu ja tantsijad naelduvad paigale ja kõik vaatavad, et mis siis nüüd? Ja šamaan ütleb, et
me ei saa seda meest ohverdada oma jumalatele, saata oma jumalate juurde. Ta on ebatäiuslik. Tal ei ole ühte väikest sõrme. Aga vaata, tseremoonia oli juba käimas. Mis siis nüüd teha? Pole enne juhtunud sükust lugu. Kutsuti kokku vanemate nõukogu. Ja vanemad arutasid pika terve öö, et mis siis nüüd saab. Ja päikese tõusuks jõudsid nad otsusele. Ilmselt on see jumalate tahe ja tuleb mees lasta vabaks. Ja nii siis oligi, et kuningale anti tema hobune ja ta ratsutas kodu poole. Ratsutab kodu poole ja mõtleb, et kuidas ma võisin olla nii rumal. Et ma oma parima sõbra panin vangi. Tal oli ju õigus. Kõik on millekski hea. Kui see põder ei oleks mu sõrme ära mustanud, siis ma oleks ju kõrvanud ohverdamiseks nende jumalatele, et ma pääsesin ainult tänu sellele. See oli minust väga rumal panna oma parim sõber, väga tark mees vangi. Ja nii läks ta oma lossi, lasi valvuritel viia ennast lossi vanglasse. Nad läksid tõrvikute valgel kitsaid koridore mööda, alla kitsad koridored, kõrged astmed. Vesi nirises mööda seinu ja ämblikuvõrgud ja rotid jooksid põrandatel, nagu ikka. Ja jõudsid viimase kongini. Ja valvur tegi lahti suure tabaluku. Lükkas ukse käeks lahti. Ja seal istuski kuninga sõber. Kuningas astus sisse. Sõber istus täitsa rahulikult. Ja kuningas ütles, et kallis sõber, palun anna mulle andeks. Ma tegin suure vea. Anna andeks, et ma sind vangi panin. Sul oli õigus. Kõik ongi millekski hea. Mõtleme, olime jahil ja läksime väga-väga kaugele ja ühtegi looma ei olnud ja me sattusime ühe metsarahva varitsuse peale. Nad võtsid meid vangi ja tahtsid mind ohverdada oma jumalatele. Aga nad oleks saanud ohverdada ainult seda, mis on täiuslik ja viimasel hetkel avastasid, et ma olen ebatäiuslik, mul ei ole ühte sõrme ja ainult see päästis mind, lasid mind vabaks. Ja et anna mulle andeks. Ma luban, et ma mitte kunagi sellist viga enam ei tee, et sa oled minu kõrval ja minu parim sõber. Ja sõber vaatab kuningat ja ütleb, et kuningas, hea sõber, tegelikult on hoopis selline lugu, et mina tahan sind tänada. Ma tahan sind tänada selle eest, et sa mind siia vangi panid. Ja kuningas vaatab teda, hakkab peaaegu ärrituma, surub maha oma ärritust, ütleb, kas sa naerad mu üle? Kuidas sa saad niimoodi öelda, kuidas sa tänada mind sellest, vaata, miks sa välja näed, sa pole korralikult süüagi saanud, hulluks hakkad minema või? Ja sõber ütleb, et oota, vaata, ma selgitan. Vaata, sellega on selline lugu, et kui sina ei oleks mind siia vangi pannud, siis ma oleksin ju sinuga olnud jahil kaasas, kas pole nii? Ja kuningas noogutab. No võt. Ja kui ma oleksin olnud sinuga jahil kaasas, siis mina oleksin ju väga hästi sobinud nendele ohverdamiseks. Ja kõik on millekski hea. Sest mind päästis see, et sa panid mind siia vangi. Nii et aitäh sulle.